Mitmes kord sul oli see juba enda nimele kuuluvat Eesti rekordit teevashüppes uuendada? No, kuna ma eelmine aasta hüppasin ühel võistlusel 2 Eesti rekordit, siis see oli 6. kord. Miks see nii on? Ma vaatasin sellist võistlusgraafikut, et need rekordi uuendused kõik käivad ikka 1 sentimeetri kaupa. Kas see on selline teadlik valik, et sellist põnevust hoida, et jälle uuendada ja jälle selline tärn kirja saada? No, see on lihtne on ju panna 1 sentimeeter juurde ja tavaliselt on juhtunud niimoodi, et võistlustel ongi, et kuna algkõrgus on näiteks 3,80 ja siis ongi läheb 5 sendi kaupa ja siis juhtubki, et ma saan 1 sendiga hüpata. Lembi Vaher siis oma tiitlit kaitses uue Eesti meistrivõistluste rekordiga, ületades kõrguse 4 meetrit täpselt. Kui eluohtlik see spordiala on? No, kui sa kõik õigesti teed, siis ei ole üldse ohtlik ju. Aga eks vist on surma ka saanud sellega inimesed maailmas. Aga noh, peab ikka julgelt sisse minema ja hüppama. Miks sa üldse spordi juurde sattusid? Tegelikult oleks ju loogiline, su isa Vello Vaher on siin hüpitanud imikust peale ja sundinud siin kõik võib-olla harjutusi tegema. See peaks tähendama ju tegelikult seda, et 20 eluaastaks oled sa nii tüdinud sellest kõigest, et sa ei taha üldse sellega tegeleda. Vastupidi, sa tegeled spordiga. No, isa pani mind ja teisi õdesid ja venda ka riistvõimlemisse. Aga enam seda ei ole eriti. Et hall ei ole ja 3-aastasena ma hakkasin seal käima ja siis põles hall maha vahepeal ja siis ma tegin jälle mingi 5 aastat ühe Eesti treeneri käe all trenni, et ta oleks võib-olla pidanud natuke karmim ka olema, et vene treenerid on ikka karmimad. Et see on tegelikult hea sellise ala juures. Aga siis oli, kuna kõik treenerid läksid ära, et see hakkas täiesti Eestis ära vajuma ja võistlusporti nagu ei olnud siin enam. Ja siis oli vaja kuhugi trenni minna. Ja siis ma sattusingi kergejõustikut tegema ja algul ma tegin kõiki alasid ja teevashüppe hakkas nagu lihtsalt istuma ja mul hakkas meeldima see. Eks ma sain paljudelt pähe, kellele ma lõpuks ise pähe tegin. Tsirkusereisid olid sul suusa pöörased, lugesin, et sa olid vahel isegi kuude viisi Eestist ära ja tuuritasite kuskil nagu tsirkusegruppides. Me olime ühes Itaalia tsirkuses 5 korda ja esimest korda vist olime 8 kuud olime, kui ma ei eksi. Kui me tsirkuses käisime esinema, siis me tegime põhiliselt nagu perega. Et isa loopis meid, et kõigil oli oma elemendid ja aga kui me Eestis midagi teeme, et siis ma natuke žonglöörin ja siis teen nagu trapetsid ka. Kui palju sa Lembit pidid sundima, et ta tsirkusasjadega tegeleks? No esimesed 5 eluaastat ma praktiliselt iga päev tegin 15 minutit sellist imikute väikelaste võimlemist. Ja seal nagu ei pea midagi sundima, sest see käib ikkagi läbi mängu ja see lastele meeldib. Siis see periood muidugi, kui ta koolis käis ja sai teda nagu ka teisi lapsi veetud riistvõimlemisse, sõitsin edasi-tagasi kodult trenni nagu taksojuht. Ja siis oli küll niimoodi, et praktiliselt kõik 4 last, kõik, kes koolist koju tulid, ütlesid, et mina täna trenni ei lähe. No mis sinu süda sees ütleb, kui su tütar Eesti rekordeid siin piltlikult öeldes üle päeva purustab? No isa seda loomulikult rõõmustab ja muidugi nagu ma ise tunnen seda, et kindlasti on olnud ju palju kahtlejaid või etteheiteid, et kas on vaja neid lapsi solgutada ja kiusata ja väntsutada ja nii edasi. Et ma arvan, et ma olen olnud õigel teel ja paljud kahtlejad on seda sama meelt, et sellest on olnud kasu ja see väikelaste võimlemine on ikkagi pannud sellise kõva aluse ehk siis hüppelaua teinud neile, et nad võivad sealt kuskilt edasi minna. Ja muidugi Lembi kõrval üks kõvem tulemus on meie
4. lapselt endalt, kes võimlemisklubi piruettkoosseisus tuli siis võimlemisklubide maailmameistriks sellel suvel Austrias. teivashüpe on, ütleme, kogenud või natukene vanemate naiste ala, selliste 27-aastaste, 28-aastaste. Et näiteks eelmisel aastal maailmas üle 4-50 ei hüppenud ükski lembist vanem naine. Ehk siis lembil on ka tõenäoliselt parimad ajad võib-olla 4-5-6 aasta pärast. Missugused eesmärgid sul teivashüppes on? No, mida 5 meetri lähedale ma hüppan, seda parem. Et eks siis näis, kui kõrgele. Et aeg näitab, ma arvan. Et noh, ikka kõrgemale. 4,5 peale ikka tahaks ju jõuda. Mida kõige rohkem harjutama peab? No, kuna mingi 90% teivashüppajatest maailmas on riistvõimlejad olnud, siis ma arvan, et kõik selline akrobaatika ja riistvõimlemine on väga vajalik. Et ja üldse nagu meie riik võiks nagu mõtelda sellele, et peaks ikka neid võimlemishalle või kohti nagu rohkem soetama, et inimesed saaksid sellise hea põhja alla, kust võib igale spordialale pärast minna. Mõtled sa ka Euroopa meistrivõistlustest, maailmameistrivõistlustest ja olümpiamängudest? No ja ikka selles suhtes, et see aasta toimuvad Barcelonas Euroopa meistrivõistlused ja norm on 4.30. Et ma ikka tahan selle ära hüpata see aasta. Millal uus Eesti rekord sünnib? No varsti.